Kas oled märganud, et sageli elame autopiloodil? Me sööme, mõtleme või sõidame tööle, ilma et tegelikult kohal oleksime. Nagu automaatsed protsessid, mis toimuvad kusagil taustal. Mindfulness ehk teadvelolek tähendab praeguses hetkes viibimist, teadlikult ja hinnanguid andmata. Mindfulness pole midagi müstilist. See tähendab, et sa oled kohal oma kogemuses. Märkad hingamist, keha, tundeid ja mõtteid. Sa ei pea neid peatama, vaid lihtsalt jälgima. Mindfulnessi juured ulatuvad budismi praktikatesse, aga tänapäeval on see praktika täiesti igapäevane ja ka teaduspõhine. Lääne psühholoogiasse tõi mindfulnessi laiemalt Jon Kabat-Zinn 1970-ndatel, luues programmi Mindfulness-Based Stress Reduction, mida kasutatakse siiani haiglates ja teraapiates. Kui meditatsioon on kui suur vihmavari, mille all on palju erinevaid praktikaid, siis mindfulness on neist üks. Konkreetne lähenemine, kus treenitakse tähelepanu juhtimist praegusele hetkele. Teadusuuringud näitavad, et mindfulness aktiveerib aju eesmist ajukoort, mis vastutab keskendumise ja enesekontrolli eest. Samal ajal väheneb aktiivsus amügdalas, mis käivitab hirmu ja stressireaktsioone. See tähendab, et regulaarselt harjutades muutub inimene rahulikumaks ja vähem impulsiivseks. Kujuta korra ette suvalist situatsiooni, mis ajas sind närvi. Mõtted keeravad peas ja tunned, kuidas pinge kasvab. Nüüd peatu. Hinga sisse ja tule vaatleja rolli. Sa võid lihtsalt jälgida oma mõtteid või suunata tähelepanu millelegi muule, näiteks hingamine või helile ruumis. Hetkega tunned, kuidas ärevus hajub. Mitte sellepärast, et probleem laheneks, vaid sest sa ei samasta end enam nende mõtetega. Kui rääkida teadvelolekust, siis ei saa mööda vaadata Eckhart Tollest. Tema raamat Siin ja praegu, kohaloleku jõud on kogu tänapäeva hetkes olemise liikumise absoluutne nurgakivi. Tolle sõnum on väga lihtne, aga samas raputavalt sügav. Kõik, mida päriselt omada saad, on see hetk, praegu. Minevik on möödas ja tulevik pole veel saabunud. Kui elad ainult mineviku kahetsustes või tuleviku hirmudes, siis möödub elu märkamatult. Tema õpetus on toonud miljonitele inimestele äratundmise, et sisemine rahu ei sõltu välistest oludest, vaid võimest olla täielikult kohal. Mitte ükski teine autor ei ole tänapäeva maailmas suutnud seda ideed nii selgelt, lihtsalt ja universaalselt inimeste südametesse tuua. Olen ise seda raamatut audioversioonina 4 korda kuulanud ja iga kord tunnen, kuidas tema sõnum jõuab järjest sügavamale. Millised on mõned mindfulnessi praktilised tehnikad? Teadlik hingamine, kus keskendutakse ainult õhu liikumisele sisse ja välja. Keha skanneerimine, kus liigutatakse tähelepanu läbi keha ja kehaosade, tunnetades pingeid. Teadlik söömine, süües aeglaselt, märgates toidu lõhnu, maitset ja tekstuuri. Teadlik kõndimine, keskendudes sammudele ja liikumisele. Mis on parimad hetked mindfulnessi praktiseerimiseks? Mindfulness ei nõua eraldi aega. Parim aeg harjutamiseks on igapäevaelu tavalised pausid. Oodates järjekorras või arsti ukse taga, selle asemel, et telefoni haarata, jälgi hingamist või oma ümbrust. Bussis, rongis või foori taga. Need hetked võivad muutuda rahulikuks kohalolu harjutuseks. Kohvitassi või lõuna ajal. Söö või joo teadlikult, ilma kiirustamata ja midagi muud samal ajal tegemata. Hetkel, kui käsi haarab telefoni järele, just see on ideaalne hetk valida kohalolek hajameelsuse asemel. Sisuliselt iga kord, kui tunned igavust ja automaatselt otsid tegevust, see ongi kutse valida teadlik kohalolu. Millised on levinud väärarusaamad mindfulnessi kohta, näiteks Eestis? Mul ei ole selleks aega. Meil on kombeks oma päevad üle koormata ja arvata, et rahu hetkedeks on vaja tunde. Tegelikult piisab minutist või 2, kas või oodates foori taga või tassiteekohvi juues. See on liiga pehme ja aeglane asi. Me oleme harjunud, et tähtis on olla töökas ja konkreetne, mitte aega maha võtta. Aga just teadvelolek muudab meid efektiivsemaks, sest aju ei ole enam pidevast infomürast ülekoormatud. See on mingi idamaine usuhullus. Paljud seostavad mindfulnessi mungarüüde ja viirukitega. Tegelikult on see täielik ilmalik otsus, mida õpetatakse ka Eesti koolides, haiglates ja ettevõtetes. See on tööriist keskendumiseks ja rahuks, mitte mingi religioon. Mindfulness on oskus märgata elu hetkehaaval. See on võime samm tagasi astuda, olla vaatleja ja lasta pingel hajuda. Ja nagu Eckhart Tolle rõhutab, tõeline elu, tõeline rahu ja tõeline vabadus on kättesaadavad ainult siin
ja praegu.